Tere, mina olen Simone Epro ja mina olen Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõunapiirkonna juhatuse liige. Tere tulemast kuulama ja vaatama meie Lõunapiirkonna podcasti nimega Estast. Täna mul on 2 saatekülalist, aga ma luban teil ennast ise tutvustada. Tere ka minu poolt, mina olen Maire Koppel ja olen Eesti Sotsiaalasutuse juhtide nõukoja esimees. Väga tore, tere. Mina olen Liina Lanno, olen hoolekandeteenuste juhatuse esimees ja olen ka erihoolekandeteenuse pakkujate liidu juhatuse esimees, nii et olen ka teemas sees. Te olete mõlemad valdkonnas päris pikalt töötanud. Kui palju on sotsiaalvaldkonnas töötamise kogemust? Minul on 29 aastat. Väga pikk kogemuste pagas. Väga põnev. Väga põnev, kindlasti. Ja sul? Ja mul on ka 29 aastat. Milline kokkuvõtsattumus? Väga äge. Okei. Ja ma küsiks ka seda, et miks te olete valinud erihoolekande valdkonna? Te olete mõlemad erihoolekande valdkonnas tegutsete. Miks just erihoolekanne? Mina võin küll kohe öelda, et erihoolekanne on mul algusest peale olnud selline väljakutsuv. Et kunagi ma tahtsin psühholoogiat õppida, aga NSV Liidu ajal oli üle aasta sinna ülikooli võtmine ja siis minu kodu ütles, et ei oota aastat kohe kuhugi õppima. Ja hiljem siis õppisin. Aga erihoolekanne, et see on nagu selline kombinatsioon, inimese tundmine, tema mõttemaailma tundmine, tema siis häirete tundmine, karakter, et alati on küsimus, kas juhib diagnoos või karakter. Ja teine asi, et kui mina alustasin, siis erihoolekanne ka alustas Eestis. Ja kõik see arengu kulg ja mul on hästi hea meel, et ma alustasin just siis, 96 aasta, et siis oli hästi palju väliskoolitajaid. Et see on meeletu pagas, mis meie tollal saime ja hea meel on nüüd seda edasi anda ja seda elus hoida. Muidugi täna on äratundmine, et elu on ikka spiraal ja üles-alla, aga siiski, et minu jaoks on lõputult arenev ja lõputult põnev valdkond. Ma olen täitsa nõus sinuga. Ja sina? Mina sattusin selles mõttes võiks isegi öelda juhuslikult, et ma olen lõpetanud Tartus siin eripedagoogika. Ja kui ma tööle läksin, ma läksin tööle eripedagoogina ja õige pea mulle tundus seal selles asutuses, et mul jääb nagu sellist jõudu ja tuge väheks ja ma leidsin, et ainukene lahendus on see, et kui ma ise võtan selle valdkonna endale juhtida. Ja niimoodi ma kandideerisin ka siis toonase Imastu koolkodu juhiks ja siis sealt tegelikult algas see tee erihoolekandesse, sest sellel ajal ta oli lastekodu, erivajadustega laste lastekodu. Lapsed kasvasid suureks ja sujuvalt liikusid siis nii-öelda erihoolekande teenustesse, aga mul on ka see sama on niisugune hea meel, et ma olen olnud nende teenuste alguse juures, olen näinud seda, mis oli siis, kui neid teenuseid ei olnud, kuidas see algus siin Eestis oli ja kui need teenused tekkisid ja kuidas nad tasapisi on edasi arenenud, et võib-olla see on see, mis on hoidnud siis selles valdkonnas, et siin on kogu aeg midagi arendada. Me teame, et me oleme maas läänemaailmast ja oleme nii-öelda lapsekingades, aga me oleme seda jõuliselt järele tõmmanud ja see ongi see käivitanud see võimaluste rohkus tegelikult. Nii et see on jah põhjus, miks ma olen jäänud ka nii pikalt sellesse valdkonda. Võib-olla veel lisaks, et kui mina alustasin MTÜ-ga Iseseisev elu, siis selle ühingu eesmärk oli just psüühikahäiretega inimestele leida töökohti, luua ja rajada. Et see on nagu läbiv teema meie ühingul kogu aeg olnud, sest mina ütlen ikka, et töö päästab päeva ja töö päästab inimese. Ja kui minna nüüd tõsiseks, siis täna riiklikul enam väga ei toetada erivajadusega inimeste töötamist. Aga numbrites võib öelda, et kui ma alustasin, oli meil 12 tollal klienti, siis nüüd on üle 200 teenuse saaja. Et see näitab seda vajadust ja tegelikult võiks neid veel rohkem olla, kui oleks võimalusi. Et MTÜ-l Iseseisev elu on siis üle 200 teenuse saaja. Sain ma õigesti aru? Jah, erinevad teenused, mitte ainult tööteenus. Okei.
ja aktsiaselts hoolekandeteenustel? Hoolekandeteenustel on täna üle 1700 elaniku väga erinevatel teenustel, siis sõltuvalt nende toimetulekust. Ja meil on ka olemas sihtasutus, selline tütarettevõtte Hea Hoog, kus siis tegelikult pakutakse ka seda tööteenust ja ma olen täiesti nõus sellega, et see töötamine päästab päeva ja töötamine on see, mis annab inimesele tema väärikuse ja põhjuse voodist üles tõusta ja tööle minna, nii et eks meil ole see ühine mure seoses sellega, et see töö teema ei ole võib-olla kõikide jaoks nii tähtis ja nii oluline, kui meie tegelikult näeme, et ta on erivajadustega inimeste jaoks. Ja, et kui veel kuulajad ja vaatajad ei saanud aru, siis me täna räägime väga sügavalt erihoolekande teemadel ja miks me sellel teemal räägime, ongi tegelikult see, et paar nädalat tagasi toimus siin Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud erihoolekande teemaline teabepäev. Sealt tegelikult tuli meile üleskutse või üldse kõikidele partneritele, organisatsioonidele üleskutset rääkige erihoolekandest rohkem. Et see on üks põhjus, miks me täna sellest ka räägime ja ka meie uus sotsiaalminister ütles Eesti sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustusüritusel, kui tema käest küsiti, et mis on Eesti sotsiaalmaastikul siis kõige keerulisem valdkond, ka tema tunnistas, et see on erihoolekanne. Et justkui natukene nagu vaeslapse kingades. Et mis te arvate, miks see nii on? No, suur põhjus muidugi on see, et meid on vähe. Et mis on okei, et psüühilise erivajadusega inimesi on vähe, et neid ei peagi palju olema, aga see näitab ka seda, et meie hääl ühiskonnas on väike. Et palju suuremat tähelepanu saavad eakad, saavad lapsed, sest see on midagi, mis paljude inimeste silmis on kuidagi esile toodum, on võib-olla tähtsam ja seega me oleme jäänud selliseks nišivaldkonnaks ja neid huvilisi, kes võiksid meile kaasa mõelda, neid ei ole väga palju, et me ise, kes me oleme see erihoolekande kogukond, oleme ise tegelikult üsna ühtsed ja üsna mõtleme ühtemoodi, aga need, kes väljapoolt seda erihoolekannet vaatavad, et võib-olla need täpselt ei saagi aru, mis toimub, et võib-olla tõesti on see, et me oleme sellest vähe rääkinud. Ja mina kuulen nagu vastuolu ühiskonnas, et ühtepidi räägitakse, et vaimne tervis, ülioluline hoida, säästame, hoiame, turgutame ja nii edasi. Aga edasi, et kui see on lihtsalt väsimusest, ületöötamisest, halbadest elutingimustest tingitud vaimse tervise halvenemine, aga kui sinna järgneb juba diagnoos, siis tegelikult ongi hall ala, kas saab teenusele, kuna saab ja miks mina nagu vaatangi, et nagu rõhuasetus on läinud selle peale, et räägime tegevusi kui selliseid. Et mina tahaks kogu aeg nagu tegeleda ennetusega. Et kui täna on inimesel mure, oleks tal kohe kas tugiisik, vaimse tervise spetsialist kõrval, aga täna tegelikult seda ei ole Eestis ühtlaselt kättesaadavalt ja isegi keskustes ei pruugi olla. Et küll ma ütleks, kõik ministrid, kõik juhtivad inimesed räägivad vaimsest tervisest, aga tegevusi kui selliseid ei järgne. See on peaasi, eks ju on ja see on väga tubli, aga kui on süvenev probleem vaimse tervisega, siis jääb inimene üksi. Ja see on tegelikult väga kurb, sest ma näen inimesi, kes tulevad teenusele ja kui nad oleks saanud õigel ajal abi, nad ei vajaks võib-olla täna teenust. Et praegu näiteks on minu jaoks täiesti uus sihtgrupp meie teenusesaajate seas on posttraumaatilised ehk siis missioonil käinud inimesed, kes on jäänud üksi. Tegelikult ei tohiks see nii olla. Okei. Ja ma mõtlengi seda, et te olete mõlemad olete erihoolekandeasutuste juhid, et kui te nüüd mõtlete enda sellise ettevõtte või oma teenuse saajate peale, siis mis kõige keerulisem väljakutse selles igapäevatöös on? Sihtgrupp on nii laiaks läinud ja nad vajavad ikkagi natuke erinevaid teadmisi, erineva suhtumise ja kogemuse pagasiga spetsialiste, alates füüsilisest keskkonnast ja ka siis töötajad. Et
tänane sihtgrupp, ma ütleks, on ikka hästi lai. Ja just see, et igaüks saaks temale vajaliku abi. Et ainult see, et ta saab võib-olla eluaseme, aga sinna juurde ei saa toetust, kuidas sellega toime tulla, siis on see poolik abi. Jah, et võib-olla kui elanike seisukohast vaadata, siis ongi see, mis on väljakutseks, on täna see toetus, et meie võime pakkuda sellist erihoolekande teenus on tegelikult selline sotsiaalhoolekande teenus, mis ongi ju sihitud inimestele, kes tahavad küll elada eraldi oma bioloogilisest perest, aga nad päris ise hästi toime ei tule. Et me oleme küll mõlemad erihoolekandeasutuste juhid, aga ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et mina olen toetavate teenuste peal ja sina oled rohkem siis... Jah, ööpäevaringsed teenused ja ütleme keerulisema toimetuleku inimeste teenused. Et selles suhtes meie jutt mõne koha pealt võib-olla täpselt ei ühti, aga et ongi erinevad teenused. Okei. Et suurim väljakutse tegelikult, nagu Mairegi ütles, on õigele teenusele saamine lisaks sellisele rehabilitatsioonile ja sellise toetuse pakkumisele. Aga peamine, millega me iga päev rinda pistame, on tegelikult see personali pool. Et väljakutse on leida sobivat, pühendunud, haritud, tarka personali, kes tegelikult aitavad kõiki neid inimesi vastavalt siis sellele, kuidas see vajadus on, aitavad neil üles ehitada oma elu ja sellega edasi minna. Et see on praegu selle valdkonna kõige suurem selline väljakutse ja see on see, millega kõik teenusosutajad, ma usun, kõik nõustuvad sellega, ja millest see tuleb ikkagi sellest samast raha küsimusest, et meie teenused on üles ehitatud niimoodi, et peamise osa sellest teenusest tasub riik. Ja kui riigil on halvad ajad, siis paratamatult jääb erihoolekanne varju ja teenuseid osutatakse täna alla tegeliku hinnavajaduse, et meil on ka tehtud nii-öelda kulumudel, mis siis peaks täna, see on juba paar aastat vana kulumudel, mis siis peaks tegelikult vastama sellele teenuse osutamisele, aga täna on ka ministrite tasemel see välja öeldud, et see on 64% tegelikust vajadusest, nii et see on natukene üle poole siis, ja see näitabki seda, et meil on väga keeruline antud sellises turbulentses maailmas toime tulla, et kui me räägime sellest, et töötajate ootus oma palgale on märksa suurem, et täna sellise 1500 brutopalgaga tegelikult ei ole võimalik leida siis vastava haridusega ja kompetentsiga inimesi, et see on üks probleem ja teine muidugi, mis juurde tuleb, on ka kõikide teenuste ja kogu nii-öelda vara kallinemine, mis nüüd tulenevalt tuleb kõikidest käibemaksutõusudest ja muudest asjadest, et meile jääb kogu aeg vähem raha kätte igal aastal ja see on tegelikult üks suur põhjus, mis siis viib tegelikult selle sama töötaja töötasuni, kvaliteetse tööpakkumiseni, nii et see on praegu selline väljakutse number 1 meil. Sest tegelikult on ju absurdne olukord, et riik teab, et ta ostab teenust alla oma hinda, aga ühtegi kvaliteedinõuet, ühtegi nõuet ta ei vähenda. Me peaksime ikka samamoodi kliente vedama teenuse raha eest, ostma käsimüügiravimeid, et tegelikult see on nagu jabur ja me oleme ka rääkinud, et okei, kui raha ei ole, siis me peame kuskilt vaatama. Et samas ju teenuse saajatel on see töövõime toetus kasvanud. Et võib-olla ta täna võiks ikkagi siis käsimüügiravimit näiteks ise osta, aga määruse seaduse järgi peame ikka teenuse osutajana ostma siin teatud teenustel. Et selles suhtes ongi nagu kurb, et ma saan aru, et SKA, kes teeb järelevalvet, et tema ütleb, et teenuse kvaliteet ei tohi langeda, ma olen nõus sellega, aga kas teenuse kvaliteet langeb, kui teenuse saaja ise ostab oma peavalutabletti? Ma ei arva, et sellest teenuse kvaliteet langeb, ta pigem saab iseseisvuse kogemuse. Nii et see vastuolu ja teine asi personali osas, et ma olen aina kriitilisem, et kes saavad õppima, et meil ei ole Eestis ju lävendit, kõik saavad. Et ma arvan, ka sinul on kogemusi, et teenuse saaja
läheb ja õpib tervishoiu kõrgkoolis tegevusjuhendajaks. On see kahjuks või õnneks ta ei lõpeta, aga samas tulla nüüd tegevusjuhendajaks, lihtsalt see vaim ei pea vastu. See on väga palju vaimset pingutust nõudev. Su pea peab kogu aeg töötama, sa pead jälgima kehakeelt, kõnekeelt, kõike, mida sa selle inimese juures pead nägema. Ja see ei ole kerge, et õhtuks on pea ikka väsinud. Aga kui pea on ise natukene nõrk, siis ju tegelikult inimene teeb karuteene ise endale. Tal tõesti on lõpuks tervis täiesti tuksis. Ja teine asi, et miks oleks hästi hea, kui tegevusjuhendajad on kaua meie valdkonnas, sest inimene peab küpsema. Ma näen, kui inimesed tulevad, nad on täis tahet, silm särab, kes me ei tahaks aidata. Et meie näiteks tüüpküsimus või töövestlustel ongi, et kas tegevusjuhendaja tuleb abistama või arendama. Et nutikamad ütlevad, mulle tundub, et arendama. Ja tegelikult ongi nii, et me ju arendame. Et kas või millimeeter, aga me arendame, et ainult abistamine las jääb ööpäeva ringsele, aga isegi seal on vaja arendada. Jah, ma selles mõttes siin sekundeerin, et tegelikult on see arendamine on põhitöö, ja see on ka ööpäevaringsete teenuste puhul, et selle erihoolekande mõte ongi, et kui teda kõrvutada üldhooldusega, siis üldhooldus annab selles mõttes suuna kätte, et see on hooldus, seal töötavad hooldajad ja hooldus tähendab eesti keeles tegelikult nagu, ütleme, tema taust, selle sõna taust on ikkagi millegi ära tegemine, millegi eest ära tegemine, et meie teenusel on peamiseks töötajaks tegevusjuhendaja ja selle sõna sisu on otseses mõttes tegevuste juhendaja. Ja see tähendabki seda, et see igapäevane elu, ükskõik siis millisel tasemel see klient ka meil ei ole, on temale tegevuse juhendamine. Kui tema arengutase on päris madalal ja võib-olla tema ainukesed oskused ongi kas siis käe liigutamine, siis juhendatakse tal seda kätt liigutada, kuidas see käib. Aga kui tema oskused on see, et ta peab minema õppima kõrgkooli ja ei julge võib-olla kooli uksest sisse minna, siis see tähendab seda, et teda tuleb juhendada sellel tasemel. Nii et see on kindlasti hästi oluline ja see, nagu Mairegi ütles, et see on väga kurnav. Sa pead tegevusjuhendajana andma endast kõik, sa pead oma energia ära andma, et teine inimene saaks oma elu igapäevaselt elada, et see on väga kurnav ja seetõttu on meil vaja väga kompetentseid ja väga tarku töötajaid. Liina, sa korra juba mainisid ka natukene seda üldhoolekande valdkonda, et siin on olnud vahepeal ju hooldusreform. Kuidas see on mõjutanud erihoolekande valdkonda? Ja, hooldusreform on iseenesest väga tore asi, et tegelikult hooldusreform sai alguse sellest, kui riik leidis, et inimene peaks oma pensioni eest saama hooldekodukoha ja selle ajendil see reform ka loodi. Ja mis nüüd tänaseks on juhtunud see, et hooldekodud siiski on näinud vajadust inimeste teenuse eest rohkem küsida kui ainult siis pension, mis tookord jutuks oli. Ja seetõttu on neil võimalus tegelikult saada ka paremat nii-öelda tulemust selle raha kokkukorjamisel. Ja mis see meie jaoks tähendab? See tähendab seda, et kui üldhoolduses töötajate töötasud on 1/3 võrra suuremad, siis see tähendab seda, et meie valdkonnast liiguvad tegevusjuhendajad üldhooldusesse tööle, et me oleme neid siis pikalt kasvatanud, koolitanud, erinevate teadmistega rikastanud ja tegelikult töötasu saab siis olema see ajend, mille alusel nad liiguvad siis üldhooldusesse, siis see mõjutab meid väga otseselt. Et see on kindlasti selle kõige valusam pool. Ja mis selle on tinginud, et võib siis küsida, et miks meie teenuse hind või selline, meil on riiklikult rahastamisele lisaks inimesed maksavad ka oma toitlustuse, majutuse omaosaluse, et miks teie siis juurde ei küsi, et kui üldhooldus küsib seda raha juurde, siis tegelikult meie see võimalus on piiratud riigieelarve seadusega, et meil on teatud piir, kuhu maani meie võime siis inimeste käest seda raha küsida, sõltumata sellest, kas meil on vaja või meil ei ole seda vaja.
ja see piir siis sätestab selle, et meil tegelikult on vähem eeliseid üldhooldekodudega võrreldes. Ja muidu, kui oleks selline võimalus, et me saaks kas või 100 eurot, nagu Maire siin ütles just, et tegelikult inimeste töövõimetoetused on nüüd tõusnud mitme aasta jooksul ja ei ole enam sugugi nii väiksed, et kui me kas või saaksime mõnikümmend eurot või 50 kuni 100 eurot juurde küsida inimestelt, siis me saaksime ka tegelikult töötajate töötasudesse määrata, aga täna on väga kindlalt võetud seisukoht, et inimese käest saab küsida ainult tema majutuse ja toitlustamise raha ja tegelikult riigil endal töötasude tõstmiseks raha ei ole, ja tegelikult me juurde küsida ka ei tohi, nii et see on praegu selline väike kitsaskoht selles valdkonnas. Noh, seesama, mis ma ütlesingi, et sina pead nii-öelda määruse alusel talle need asjad tagama teenuse hinnast, aga tegelikult jääb siis teenuse saajale võib-olla rohkem raha kätte. Eriti kui ta on eestkostel ja rahakasutus on kontrolli all. Aga mis veel mõjutab see üldhooldusreform seda, et juba on trend, et erihoolekande teenuse osutajad spetsialiseeruvad ümber üldhooldusteenuse osutajaks. Kuna seal on võimalus areneda. Sa saad investeeringut juba teenuse hinna sisse kirjutada ja nii edasi. Ja seesama palganumbrit saad reguleerida ise, ei ole kätest jalust seotud nagu meie siin erihoolekandes. Nii et ja samas erihoolekande järjekorrad pikenevad ja teenuse vajadus suureneb. Et täiesti vähikäik. Ja mitte, et reform oleks halb olnud. Reformi oli ammu vaja ja jumal tänatud, et ta on. Minule on ka öeldud, et see läbi kukkunud reform, mina ütlen ikkagi, et ei ole, sest isegi kui 300 eurot pere maksab vähem, ka see on raha. Ja parematel juhtudel ja tugevamate kohalike omavalitsustega on see raha veel suurem, mis perel siis jääb kätte. Tänu selle reformile tegelikult on see valdkond ka õitsema läinud, et see on hästi oluline, et täna on ikkagi juba võimalik inimesel valida, kuhu ta oma pereliikme teenusele paneb või inimesel endal valida, et kuhu ta läheb, et selles suhtes on valikuid rohkem, teenusosutajaid tuleb juurde ja see ongi selline tõeliselt hea reform tegelikult. No just, et kui üldhoolduses on investoreid, siis erihoolekandes ma ei ole kuulnud, et oleks viimasel ajal. Ainult riik, et AS hoolekande teenustele, aga et päris erakapitali tuleks, ma ei ole kuulnud, võib-olla on. Lapsevanemad panevad rahad kokku, võtavad pangalaenu ja teevad. Aga kas see on päris normaalne, et lapsevanemad panevad siis oma jõu ja energia ja raha? Teenusosutajad on tegelikult valmis neid teenusekohti juurde looma, et täna on see järjekord vist oli 2000 inimeseline. Aga mis ma loon, kui mul raha ei tule? Aga see küsimus ongi, et sa võiksid võtta laenu ja ehitada uusi teenusekohti, aga sellest nii-öelda füüsilisest keskkonnast ainult ei piisa, et tegelikult on vaja riigil seda raha, et seda teenuse kohta rahastada. Et täna saab ainult sel juhul teha, kui kogu teenuse hind kaetakse, nagu ütleme, kui lapsevanemad teevad, siis on ka võib-olla võimalus, et lapsevanemad katavad ka kogu teenuse hinna, mis on tegelikult päris kõrge, et riigil täna ei ole võimekust seda nii-öelda teenuseid juurde luua siia. Ja võib-olla ei olegi vaja, võib-olla tulebki natuke ka reguleerida seda, kes erihoolekande teenustele liiguvad ja kes seal teenustel on, et võib-olla me oleme siin ise ka arutanud, et võib-olla tuleb see erihoolekande teenus täpsemalt uuesti ümber sõnastada ja öelda, et mis siis on erihoolekande teenus, kes siis on sellel teenusel ja kes on ette nähtud, et võib-olla on meil praegu selliseid sihtgruppe, kes võib-olla saaksid kuskil mujal abi mingisuguse muu toetusega või mõnel muul teenusel, kas või üldhooldusteenusel, et kes on täna erihoolekandesse jäänud, nii et see on kindlasti ka üks protsess, millele tuleks otsa vaadata päris ausalt. No tegelikult täna ju juba suunatakse erihoolekandelt inimesi üldhooldusele, aga see protsess ilmselt ei ole väga hästi läbimõeldud, sest et nagu sa oled öelnud, et kui ta on tõesti voodikeskne, et siis ma eeldan, et see on okei. Aga kui ta on ikkagi ringikõndiv, toimetav inimene, siis ainult vanuse järgi me ei saa suunata kedagi üldhooldusele, et diagnoos ei kao, harjumused ei kao. Et
aeg-ajalt ma kuulen küll, et seal on natuke ka lõdvarandmega suunatud. Noh, ma saan aru, sa räägid mulle vastu. Sul on teine kogemus, sina näed teist, aga üldhooldusel jah. Ja noh, need on ka need meediakajastused, mis on kahjuks jõudnud ju väga räige lõpuni, eks ju. Et noh, me peaksime sellest ikka väga palju õppima ja seda eos vältima. Et kuna meil riigil raha on piiratud, siis me peame tegelikult valima, kellele me teenust osutame. Ja sellisel juhul nagu ma leiangi, et võib-olla see teenus enne, kui see teenus algas, see teenus oli väga, väga kindlalt suunatud tööealistele inimestele. Et nüüd ongi, nagu Maire ütles, et tegelikult inimesed liiguvad veel ringi ja ei ole võib-olla see haiguse foon ei ole kusagile kadunud või ei ole selle hooldusele nagu jalgu jäänud, et aga on ka päris palju teenusel ikkagi inimesi, kes saaksid täna üldhooldusel hakkama, nii et see vabastaks kindlasti suurel hulgal erihoolekande kohti ja tegelikult oleks kuidagi mõistlikum ka, et me täna oleme erihoolekande ikkagi üles ehitanud kui inimese arendamisele ja tema edasiviimisele, et ta kindlasti ei tohiks olla selline elulõputeenus, et seda teenust peaksid pakkuma teised teenusosutajad, mitte erihoolekande teenusosutajad. Mina näen siin nagu konflikti, et täna riigil raha ei ole, et erihoolekande teenuseid kas siis rohkem osta või paremini rahastada. Ja kui me nüüd suuname siis ööpäevaringselt erihoolekande teenused inimese üldhooldusteenusele, siis tegelikult see rahanõue läheb kohaliku omavalitsuse vastu. Ja kui täna kohalikud omavalitsused siiski paljud ägavad veel hooldusreformi käes, milleks nad ei olnud ju valmis ja teine asi, öeldaksegi, et appi nüüd on nii palju üldhooldusteenuse vajajaid, aga nad olid tegelikult ju olemas. Inimesed ei saanud panna inimesi, sest polnud raha. Teine asi, see on üks grupp, teine grupp on, et täna julgetakse rohkem inimesi ka üldhooldusele viia. Nii et kui me ka erihoolekandest inimesi hakkame üldhooldusele panema, siis kas kohalike omavalitsuste rahakott peab vastu? Keegi peab ju maksma. Nii et mina ei julgeks seda täna soovitada just olukorras, kus veel üldhooldus on kohalikele omavalitsustele raske. Mina julgeks sellepärast soovitada, et täna on, eile just oli SKA-ga kohtumine mul ja oli, nad ütlesid, et 120 inimest täna, kes on erihoolekande järjekorras, on üldhooldusel. Et me peaks lihtsalt vahetust tegema, et need, kes on jäänud eakaks ja kellel ei ole enam sellist nii-öelda tegevusjuhenda aktiivse sekkumise vajadust, liiguksid üldhooldusele, tegelikult üldhoolduselt need inimesed, kes on erihoolekande järjekorras, liiguksid erihoolekandesse. Nojah, see on täiesti valus kuulata, et erihoolekandele suunatud inimene on üldhooldusel, sest ei ole kohta. 120 inimest. Et mina ütleks, et kas meie peame siin nüüd mõtlema lahendusi, see on ikkagi poliitiline otsus. Ja see, et täna erihoolekandes umbes on vist 6000 inimest teenusel, 6-7 9000 on kõik need toetavad teenused ka. Et 9000 Eesti rahvaarvu juures tõesti ei ole selline number, et peaks tohutult võitlema. Ja ilmselt see on ka see põhjus, mis me siin algul rääkisime, et poliitiliselt ei ole ühelegi poliitikule ju seksikas minna võitlema erihoolekande eest. Aga vajadus on karjuv. Ja peamine mure ongi, mis on lastevanematel, et lapsed kasvavad, koolid, toimetulekukoolid, hoolduskoolid töötavad väga hästi ja arendavad lapsed tegelikult üsna toime tulevateks nii palju, kui nende arenguliselt on võimalik ja siis tekibki selline sein ette, et mis siis edasi saab, kui lapsed suureks kasvavad. Et seal ma näengi, et see on see koht, kus peaks erihoolekanne olema ja tulema, et võib-olla siin on siis kaalumine, et kumbatele siis rohkem vaja on, kas eakatele inimestele, kes tegelikult liiguvad oma elu lõpu suunas või need lapsed, kellel on siis elu ja areng veel ees, et aga me peame tegema valikuid, sest et see raha on piiratud. Et mina nagu siin üldse ei nõustu, et raha on piiratud. Meil on valikute küsimus. Kui tohib, sul on õigus, aga ma jään eriarvamusele. Absoluutselt, jah. Ja lapsed on aina ka keerukamad probleemidega ja kes on ju saanud halbu kogemusi koolist
ja muidugi on veel eraldi teema, et siis see haridusest hoolekandesse tulemine. Et täna ei ole üldse haruldus, kui koolis ei nähagi mitte midagi, et peale kooli must auk, tegelikult ei ole must auk, midagi ikka on. Kas see on erihoolekandeteenus või kohaliku omavalitsuse teenus, aga tõesti see noor ei peaks koju jääma, sest meil toetavatele teenustele tuleb inimesi, kes on 20 aastat kodus olnud ja nüüd tuleb siis eakas ema, ütleb, et ma olen juba vanaks saanud ja et ma mõtlen, et mis siis saab, kui mina ära suren, et äkki saaks ta teenusele. 20 aastat on inimene kodus olnud. Me hakkame täiesti nullist pihta kõiges. Ja juba selle teenusel on samamoodi, et inimesed tulevad siis teenusele, kui on vanemad enam ei jõua. Ja see ei peaks niimoodi olema, aga see on ka jälle sellepärast, et kas siis vanemad ei soovinud sellist oma lähedase liigutamist erihooldekodusse või siis tegelikult on ikkagi nagu see, et seda võimalust ei ole tal varem olnud. Aga täpselt samamoodi meile tuleb 4-50 aastane inimene, kellel tegelikult ka väga sageli puuduvad igapäevaelu oskused, et mida tuleb siis tegelikult arendama hakata ja inimest toetama hakata. Et lihtsalt hea näide, et meile üks eakas härra tuli teenusele ja ema oli surnud ja siis ta ütles, et ega ma ei saanudki aru, et tulin hommikul üles, tegin ilusti voodi ära nagu alati, läksin kööki ja pudru ei olnud valmis. Mitte keegi ei olnud putru teinud. Ema ei olnud, putru polnud. Nii et see oli tema nagu tase, sest kõik toimis emaga. Aga et edasi... Jah, kui see tugi kõrvalt ära kaob. Just. Ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja veel ütles selle peale, et aga majarahvas toetab. Tore, kui on see kokkuhoid ja majarahvas, aga putru nad ikkagi tegema ei tule. Nii et õnneks ta tuli aastaid tagasi ja ta sai kohe teenusele ja nüüd ikka oskab putru teha ja koristada, aga vahepeal on tal nii-öelda kadunud aeg. Et see on täitsa omaette teema, et täna on terav just, mina leian ka see noorte teema, kes kooli lõpetavad ja siis vanemad ei leia seda kohta. Kas ei leia sellepärast, et pole infot, pole piisavalt ametnikke, kes teaks, kust mida saab, pole siis teenuseid sobivaid, pole rahastust. Et mis probleeme me omale tulevikuks tekitame? Me tekitame juurde inimesi, kes ei tööta, kes ei saa töötada ka, et need samad lapsevanemad tegelikult, see tähendab seda, et kui see laps sealt koolist ära jääb, siis sa pead jääma temaga koju, sest ta ei ole üksi võimeline kodus olema. See tähendab nii-öelda lisaks sellele lapsele ei tööta ka lapsevanem, et toob meile nagu riigile kogu aeg seda koormust juurde, et kedagi tuleb kogu aeg toetada, nii et kindlasti lihtsam on ennetada ja neid teenuseid luua, aga niimoodi see paraku on täna. See on see rubriik, et hoian kokku, teenuseid ei arenda, aga kaotan raha töövõimelise inimese maksude pealt. Kas keegi on kunagi arvestanud, kumb see tuleks odavam, kumb see tuleb ka inimlikum? Et siin on ju mitu aspekti, aga rahaliselt ma arvan, et see ei tule odavam, kui me jätame sinna koju 2 inimest. Pluss, mida ütleb selle ema tervis 10-15 aasta pärast. Me ju ei tea. Ei tea, jah. Sa korra mainisid ka seda meediakajastuste teemat, et ma tuleks korra veel selle juurde tagasi, et siin tõesti viimasel ajal on ju hoolekandeasutustest toimunud kajastatud meedias, väärkohtlemise juhtumid, nagu me teame. Et mida on sellest kaasa võtta või mis sõnumi siin võiks anda kõigile, kes kuulavad? Esiteks on väga kurb ja väga halb on kuulda seda. See puudutab nagu täiesti isiklikult, et kuidas ometi ja samas ma saan aru, et kui on ettearvamatu käitumisega inimene, siis ta võib sinu kõrval teha mingisuguse halva teo. Aga meedia kohta ma olen hästi palju mõelnud ja minu jaoks ongi see, et nagu üleskutsega meediale eetiline käitumine. Kui see probleem on toodud avalikkuse ette, siis võiks olla mingi aeg, et üks nii-öelda halb juhtum on meedias maksimum, näiteks ma ütlen 6 kuud, aga mitte nii, et aastast aastasse ja mida me tekitame, ongi lähedased ei julge teenusele tuua oma lähedast, poliitikud ütlevad, mida me rahastame, kui see on nii jama teenus ja nii edasi. Et ma ei arva, et me ei peaks sellest rääkima, aga mitte pidevalt ja lõputult, sest et me ei taha ju negatiivsust toota,
aga täna toodetakse paraku. Aga need juhtumid, noh, minu jaoks on see ikkagi prokuratuuri asi, kui ühe juhtumi peale mõelda, et kuidas üldse saab niimoodi öelda, et see ei olegi nagu väga teema. Et eks meil siin on ühiskonnana väga palju veel arenguruumi. Ja muidugi teenuse osutamisel ka. Et ma arvan, ükski teenuse osutaja ei taha, et temaga selline asi juhtuks või tema kodus selline asi juhtuks, et minule tekitab neid, see meediakajastus tekitab mõtteid, et noh, nii-öelda teenuse osutaja vaatenurgast just, et väga palju meedia püüab nende juhtumite taha kuidagi haakida selle teenuse osutaja ja tema vastutuse. Et teenuse osutajal on kindlasti vastutus, aga et võib-olla me peaks ikkagi rohkem nagu mõtlema, et nende tegude toimepanijate peale, et mis ühiskonnas me elame, millised need inimesed tegelikult on, et teenusosutaja ju tal on õigus võtta tööle heas usus inimene, keda ta teab, et ta hoolitseb klientide eest ja toetab ja aitab ja ei ole kuidagi kuritegelik. Ja eriti, kui nagu siin üks juhtum oli selliste privaatsete toimingute puhul, et mina vaataks pigem nagu sinnapoole, et mis on nagu valesti, et miks inimene selliseid tegusid teeb, et seda me analüüsime nagu vähem, et hästi palju on sellist, et teenusosutaja peab vastutama ja peab maksma selle eest, kannatada saan. Ma olen sellega kõigega nõus, aga me kuidagi oleme jätnud ära just selle nende tegude sooritajad, et see üksikisiku vastutus on ikkagi kõige suurem. Kui mina sooritan kuriteo, siis mina olen selles süüdi, mitte minu tööandja. Et tööandja ei saa mul käia kogu aeg sabas ja vaadata, mida ma teen töö juures ja kuidas ma käitun. Et loomulikult, eks me ei tea neid juhtumeid täpselt, et seal on võib-olla, et on tööandjal ka teenuseosutajal mõni asi tegemata jäänud ja võib-olla mõned kokkulepped pidamata jäänud, aga siiski mul on selline tunne, et see siht või ütleme, see meedia on sihtinud ennast täiesti teenusosutaja sellise mutta tampimise peale, et tegelikult on teenusosutajad väga tublid ja teevad nende väheste rahanumbrite eest väga head tööd ja nagu Maire siin ka ütles, et see üks juhtum on 10 aastat leiab kõlapinda ja lapsevanemad sellest ühest juhtumist või lähedased ütlevad, et see ei ole see teenus, mida meie tahaksime saada. Aga tegelikult ülejäänud teenuse pakkumine on ju väga kvaliteetne ja väga hea, et see kuidagi see tasakaalustatus on seal meedial praegu nagu selline kuidagi ühte poole kaldu, et ma siinkohal nagu toetaksin teenusosutajat ja ütleksin, et tuleb see asi üle elada ja vastu pidada, et tegelik süüdlane on ikka see, kes kuriteo sooritab. Küsin nüüd natukene rõõmsamal noodil. Kas teile meenub mõni selline naljakas või südantsoojendav lugu seotud siis teie teenusesaajate või elanikega? No ikka on neid ju päris palju, et siin sai kohe mitu päeva mõeldud, et mida välja tuua, et need on sellised killud, aga laiemas plaanis, et näiteks kui me saame ära hoida pettuse meie teenuse saaja suhtes ja politsei isegi tänab selle eest, et siis see on nagu rõõm kõigile, nii politseile, meile, teenuse saajale, kõigile, et see usaldus on. Või et kui teenuse saajad leiavad teineteist ja panevad rahad ja pead kokku ja elavad üürikorteris tänu sellele, et nad on saanud julgust ise toime tulla, neile jääb küll toetus alles, aga siiski, et ja nad elavad ja töötavad. Et nii-öelda tänavapildis ei saa keegi aru, kes on kes, siis see on nagu väga hea, sest paraku ma aeg-ajalt võrdlen seda nii-öelda 25 või rohkem aega tagasi teenuse saajaid ja praeguseid, siis elujärg on ikka Eestis ju tohutult arenenud, meeletult. Et kui mina praegu siin näiteks ütlen, et omal ajal telefon oli luksus ja klientidel, meie nagu räägime rohkem kliendid, see on lühem kui see teenuse saaja, lihtsalt sõnaliselt.
et kui inimesed elasid meie antud korteris, siis meie ostsime korteris ühe mobiiltelefoni, et oleks siis pidev kättesaadavus. Siis ju mingil ajal oli nii, et me võisime oma telefonid prügikasti visata, piltlikult öeldes kõigil klientidel olid paremad telefonid, kui meie saime neile anda. Et nagu hästi hea mõõdupuu või siis ka riietus, toitumine, toitumise teadlikkus, et see kõik ju teeb nagu rõõmu hea või tuju heaks, et tasub ikka seda tööd teha. Aga selliseid juhtumeid, ma ütlen ausalt, ma ei taha nagu avalikult rääkida, sest need on äratuntavad. Et ilmakene on nii väike ja mina võin siin säras ilmselt rääkida, aga pärast mulle klient ütleb, et minu lugu. Aga üldplaanis ma ütleks küll, et mis on mulle eriti hea meel ikka selle tööga. Et ma ju tean, kuidas me alustasime tööteenust. Me helistasime tööandjatele ja siis tööandjad vahest ütlesid, et teie tegelete seal nendega, aga kes mind kuulab? Nii et ma olen väga palju olnud tööandjate ärakuulaja, sest tõesti tööandja on tihti nii-öelda seal üleval üksi. Aga täna tööandjad kunagi, ma ei ole enam ammu kuulnud, et keegi ütleks, et oi, kellele sa otsid või miks tema, et pigem võetakse rõõmuga vastu, pigem on nad väga tänulikud, et me oleme toeks. Et see nagu näitab ikka seda ühiskonna arengut, mis on olnud tegelikult pöörane. Ma ütleks, Eesti inimene suudab ikka pöörase kiirusega areneda, et see on nagu imeline, kui on võrrelda ja minul on võrrelda, et see on hästi vahva. Et see on nagu küll, mis paneb suunurgad üles. Sellised väiksed killukesed. Väiksed killud jah, et või elamisedki, et see on jälle küll vana näide, aga et kui meie saime korteri tavalise korteriühistusse, siis korteriühistu kutsus mind nii-öelda vaibale ja ütles, et sina vastutad, kui meie majas on nüüd korterid odavama hinnaga. Et sellised. Siis tegelikult, ja ma ütlesin, et mina olen 24 tundi 7 päeva nädalas olemas, kui midagi on, helistage ja me hoolitseme, et kõik on okei. Ja 3-4 kuu pärast oli see majarahvas nii sõber, et nad hakkasid meile nii palju annetama, et me pidime paluma, et ärge enam annetage. Et meil on juba kõik olemas, rohkem kui vaja. Hoopis teine äärmus, jah? Jah, teine äärmus. Ja pakuti meie inimestele tööd. Me rääksime, et tegelikult nad on veel õnnelikumad, kui saavad ka tööd. Nii et sellised pisiasjad. Et ja täna ei olegi enam küsimust, ükski korteriühistu, minul ei ole vähemalt kogemust, et isegi tekitaks teemat. Nad ütlevad, jah, me teame, jah, nad elavad, teie olete olemas. Milles probleem? Jah, probleemi pole. Et selles suhtes nagu ühiskonda tervikuna vaadates on küll hea meel. Liina, sul mõni mälestus, lugu? Jah, mul on tegelikult, ma tahaks Mairele veel lisaks öelda, et see, mis puudutab seda nii-öelda elukoha muutust, et kes meie ettevõtte ka, me ehitasime ju, panime kinni 16 suurt hooldekodu ja ehitasime 1400 inimesele uusi elamispindu, et tegelikult see hetk, et ainult mitte minu tahahoovi, et see hetk on meil ka kõvasti üle elatud ja nagu praegu see tuulikute värk käib, et võiks küll saada rohelist energiat, aga tuulikut ma oma lähedal ei lase. Et meil oli tegelikult täpselt sama, et erivajadustega inimeste eest peab muidugi hoolitsema, aga et mitte meie õues, et see on nüüd täiesti ära kadunud ja selle koha pealt ma olen nõus, et Eesti ühiskond on kindlasti muutunud tolerantsemaks. Aga mis puutub sellesse loosse, siis minul on üks tore lugu, ta ei ole võib-olla niivõrd naljakas, kui ta on armas, et mul oli ükskord võimalus külastada Rooma linna 2 autistliku noormehega ja see oli meil niimoodi siis, et meil olid siin Eestis vabatahtlikud ja need olid sellised seenior vabatahtlikud pensionärid, kes siis üksustes aitasid. Meil on praegu palju välismaa vabatahtlikke abis ja siis saime kuidagi hea jutu peale ja siis ta kutsus mind külla ja ütles, et ma võin siis 2 inimest kaasa võtta ja niimoodi me siis sõitsime 3 lennukiga esimest korda ja esimest korda maabusime siis seal Rooma linnas ja
ja vahepeal muidugi pidime ka selle üle elama, et meie võõrustaja siis selline vanem proua, et ta väsis meist, jättis meid siis vahest ripakile sinna keset linna ja me pidime seal ise orienteeruma ja käisime ja vaatasime kõik vaatamisväärsused poistega ära, aga kõige toredam oli see, et me olime siis, elasime ühe siis sellise grupikodu, nagu me täna siis ütleme, et oli siis intellektipuudega noored olid ja neil üks 15 inimest elasid siis ühes sellises väga ilusas maalilises majas ja elasid seal koos ja meil juhtus siis selline lugu, et üks poiss, kes siis mul kaasas oli või noormees, siis tema armus. Ja ta armus siis ühte Itaalia tüdrukusse, kes oli siis täpselt tema maitse järgi ja see armastus oli esimesest silmapilgust ja see oli nii ilus niimoodi kõrvalt vaadates, nad istusid diivanil, hoidsid kätest kinni ja liikusid ringi kätest kinni ja see kõik oli imeilus. Ainukene kibeduse noot siis tekkis siis üks noormees, kes siis hakkas meid siis mööda niimoodi uksepiitade vahelt piiluma ja ükskord ta näitas rusikat ja siis me siis arutasime seda, et mis see siis nüüd on, aga tegelikult siis selgus, et nendel oli omavahel seal selline soe suhe ja võib-olla nad päris ei käinud, aga ilmselgelt oli siis tütarlaps tema südamedaam ja nüüd tuli siis üks võõrama mees, kes siis tegelikult selle tüdruku niimoodi väga avalikult ja väga intensiivselt endale võitis, nii et siis me olime nädal aega seal kohapeal ja siis me küll mina proovisin siis omapoolselt rääkida, et see ei ole praegu okei, et tal on peidmees olemas, et ei ole vaja nagu siin pingeid tekitada ja eks nemad rääkisid seal tüdrukule ka, et niimoodi ikka ei sobi ja niimoodi ei või, aga sellest ei olnud mitte midagi kasu, sest armastus oli selline tohutu suur ja see selline armumine, just see selline tohutu kirg. Ja nädal hakkas siis otsa lõppema ja tegelikult oli minul juba päris hirm, et kuidas me sealt siis tulema saame, et armastus on nii suur. Aga see läks suhteliselt lihtsalt, et alguses küll noormees ütles, et ei, ma ei tule tagasi, aga ma ütlesin, et mida sa peaksid tegema, või mina pean tegema, et sina tuleksid tagasi. Ja siis ta ütles, et sa pead mulle ostma ühe ciabatta mozzarella ja tomatiga lennujaamast. Ja ma lubasin talle, et ma teen seda ja meil ei olnud mingisugust muret, me panime oma kotid kokku, istusime taksosse ja kui me sealt ära sõitsime, siis see noormees, kes siis oli selle tütarlapse austaja, siis tema plaksutas, lõi käsi kokku ja lehvitas meile 2 käega järgi, nii et väga armas lugu. Selline väga armas lugu. No tõesti väga armas lugu. Ja minul oli ka tõesti väga, väga suurepärane kogemus niimoodi üksinda minna maade ja merede taha, et see oli väga sellist julgust andev ja tegelikult näitas, et kõik siin elus on võimalik. Väga kihvt. Ja nendega reisil käimine on üldse hästi selline, ta on hoopis teine keskkond. Et me oleme ka käinud küll Soomes ja siin lähemates riikides. Et meil olid juba soomlased ikka väga siin isegi Lõuna-Eestis käinud ja nähtud. Aga kui me jõudsime laevaga Helsingisse, siis kuidas ühe tüdruku rõõm oli, kes hüppas kohe, ütles, et ma näen päris soomlast. Et nagu ka ütlesime, et siin on nüüd palju soomlasi ja ärme igaühe peale ikka reageeri. Aga tema jaoks oli see ikkagi, et päris soomlane. Et see oli nii äge. Et kui väiksest asjast võivad nad rõõmu tunda. Et meie ju ei tuleks selle pealegi. Või et mingit asja vaadata või jah, et see on... Ja muidugi söök ja söömine, et see on ka hästi püha üritus. Kindlasti. Et meil on nagu see nali kohe, et kui on asutus peab oma sünnipäeva iga aasta traditsioonilised ja jõulupidu, need on nagu traditsioonilised suured üritused. Et siis alati on küsimus, kas süüa ka saab. Või kommentaar pärast, ilus pidu oli ja süüa oli palju. Söök oli hea. Aga miks mitte, et see on vaheldus ja koos söömine on ju alati lõbusam kui üksinda süüa.
täitsa nõus. jah, nii et tegelikult on nad hästi tänulikud. Et mina olen küll alati mõelnud ja ka öelnud uutele töötajatele, et ma luban, et ei saa kuskil nii palju tänu kui siin. Sest nad oskavad olla tänulikud, nad oskavad palju rohkem tänulikud olla kui võib-olla meie seal poes, et kui palju me täname müüjaid või kui palju me oskame tänada, ma ei tea, autopesijat, anname raha, ütleme moka otsast aitäh ja kõik. Aga meie kliendid oskavad ikka kohe öeldagi, et sa tegid seda hästi ja sul tuli see hästi välja ja noh, eks me võib-olla natuke kuuleme enda peegeldust, aga ikkagi armas. Aga ma küsiks teilt veel siia lõpetuseks, et unistame natukene. Et kui nüüd saaks unistada, siis milline oleks erihoolekanne aastal 2030 näiteks? No mina unistan, et tõesti iga inimene saab temale vajaliku ja sobiva teenuse. Et me ei sobita inimest teenuse alla, vaid inimene saab temale sobiva teenuse ja et tal on vaba liikumine. Kui ta täna on arenenud mingile tasemele või on hoopis tema toimetulek alanenud, et ta saab sujuvalt liikuda just sinna, kus on tal täna kõige parem. Kus ta saab oma võimeid kasutada, oma oskusi kasutada. Et see on tõesti mu unistus. See oleks nii ilus. Oleks tõesti. Mina unistan rahast. Mul oli raha seal taga. Et ma tegelikult unistan sellest, et meie julgeoleku olukord on selleks korraks nagu taas turvaline ja me ei pea nagu kogu aeg mõtlema selle peale. Ja see annab siis võimaluse ka erihoolekandele rohkem tähelepanu pöörata ja ma tegelikult soovin väga, et kõik inimesed, kes tahavad, nad saavad õppida, et meil on kutsekoolides erialad, kus on võimalik õppida inimestel, kes ei loe ja ei kirjuta, et see on jätkuvalt see võimalus. Ma unistan sellest, et tõesti enamus inimesi, kes on erihoolekandes ja on võimelised tegema tööd kas või 1 tunni päevas, et nad saaksid oma tööd teha, et see annab neile selle kõige olulisema, selle eneseteostuse soovi, mis siis tegelikult võib kippuda ära kaduma, kui sinust ei hoolita, ega sa ei saa ise seda kuidagi forsseerida. Ja loomulikult ma unistan sellest, et meil on professionaalsed töötajad, kes töötavad tõesti südamega ja kelle üle teenusosutaja saab olla uhke. Ma tahaks veel lisada, et ma nii unistan, loodan, usun, et poliitikakujundajad oskavad hinnata just nagu Liina ütles, et ka selle inimese kas või tunniajalist tööd, aga see on tulemuslik. See on kvaliteetne, mis iganes toode, teenus, aga et see on temale jõukohane, sest see töötaja staatus või töötamise staatus, see on nii oluline. Meil on küll ja veel, kui klient tuleb kuskilt ja ütleb, et ma nägin koolikaaslast ja ta küsis, et mis sa teed ja ma ütlesin, ma töötan. Et see on nii oluline ja tõesti, et me ei saa kõigilt nõuda 8 tundi ja üle miinimumpalga teenimist. Aga tund, 2, 3 ja kui sellel on tulemus, kui see on realiseeritav, et seda võiks poliitikakujundajad märgata ja hinnata. Sest see hoiab ka inimest puhtana, tervena, tegusana, palju pikem aeg kui see, et ta lihtsalt ja hoiab kõvasti riigi raha kokku, hoiab raha kokku kiirabile, psühhiaatria teenusele. Kõigile. Et mina ka sooviks veel seda, et kui seda poliitikakujundajate poolt, et oleks rohkem inimesi, kes tegelikult teavad ja saavad aru, mis see erihoolekande teenus on. Et nad ei mõtleks, et see on hooldusteenus, kuhu inimene ära paigutatakse ja siis tegelikult võtab ta väga palju raha nii personali kui igapäevaelu teenindamise mõttes. Aga et just toetada seda, et need inimesed oleksid maksimaalselt iseseisvad ja oleksid meie ühiskonnale kasulikumad. Et see on kindlasti see, mida me tahaksime poliitikakujundajatele öelda. Just, et iga inimene on oluline. Ja just see, nagu sa väga õigesti ütled, et mitte see ei ole hooldus, vaid see on inimesele elamise võimaluse tagamine ja väärtusliku elu. Suurepärased unistused.
et loodame, et need unistused täituvad, et need tegelikult ei olegi ju nii tohutult suured, need on täiesti inimlikud ja loomulikud asjad, mida me tegelikult ju soovime, nii et jah. Pöidlad pihus, jah. jah. Igal juhul suur aitäh, et te jagasite oma mõtteid, et te tulite rääkima oma kogemustest, nii et aitäh teile. Aitäh kutsumast. Kutsumast.